See, et raha teede ehitusse ja hooldusesse ei jätku, pole kahjuks uus tõdemus. Seda teemat on kuumana hoidnud nii teede ehitajad ise kui ka tõdeb seda riigiteede haldaja Transpordiamet. Riigi enda ettevõtte Teede Tehnokeskuse poolt valminud riigiteede rahastusvajaduse analüüs ainult kinnitab seda. Juba viimased 3 aastat on olukord läinud kehvemaks. Meie ülesanne on teedevõrgu säilitamine ja teine pool on siis arendamine. Arendatakse siis, kui raha üle jääb või me saame näiteks arenduseks kasutada Euroopa Liidu rahasid. Kokku selle aasta eelarve on meil 168 miljonit, mida me teehoius saame siis kasutada. Selle hulgast siis 45 miljonit on umbes teede hoolde lepingud. Sinna siis lisandub säilituse pool ja Euroopa rahade arvelt siis umbes kuskil 60 miljonit kanti on ka arendustegevust. Analüüs näitab, et optimaalne teedevõrgu säilitamine tähendaks igal aastal 200 miljoni euro suurust kulu. Sellel aastal on seda poole vähem, seega lagunemine jätkub. Teede ehitajad on sellele aastaid tähelepanu juhtinud. Selliste teedekilometraas, mis täna vajaksid sellist katteremonti, on circa 250 kilomeetrit. Eelmine aasta sellest vajalikust mahus circa 200 pluss kilomeetrit tehti 90 kilomeetrit. Ehk et 140 kilomeetrit vaja minevast mahust ei tegemata, mis tähendab, et need 140 kilomeetrit, nende seisund halveneb veelgi. Suvise suurema teeehitusperioodi eelmine sellel aastal saame rääkida ainult 2 suuremast objektist, mis mõlemad jäävad Pärnu-Ikla piirkonda. Rohkemaks pole võimalust. Taristuehitajate tänane töö on suunatud eelkõige raudtee ehitamisse. Tõenäoliselt liiklejaid mõjutama küll hakkavad ka see, et need samad augud või roopad, mis on saavutanud ikka sellise seisundi, et nad hakkavad liiklusohutust mõjutama. Iga 2 aasta jooksul me tegelikult käime kõik oma teed analüüsiga üle, hindame nende katte seisukorda ja lisaks on see piirkonna ja regioonimeeste iga kevadine teede ülevaatus, kus siis selguvad sellised talve külmakahjustused ja nende likvideerimine. See on tõenäoliselt suurusjärk väiksem, kui me räägime kogu teehoiukava töödega, aga sellelgi aastal me eraldasime, kui ma õigesti mäletan, et umbes 3 miljonit eurot, et siis külmakahjude likvideerimisega tegeleda erinevates regioonides. Mingil määral hoiavad just teedeehitusrahastust püsti erinevad Euroopa rahastusprojektid.